Vennad, ma tahan täna siin jagada õpetust, mida olen paljude inimeste elus märganud, kelle elu on justkui kinni jäänud. Kas sa oled märganud, et on inimesi, kelle puhul tundub, et just siis, kui nad hakkavad edasi liikuma, alati kui tundub, et asjad lähevad väga hästi, juhtub äkki midagi, mis justkui tõmbaks neil vaiba alt ära ja siis nad komistavad, satuvad võlgadesse. Nad lähevad tagasi algusesse, ei suuda sellest kunagi välja tulla. Kas oled seda märganud? See on nagu inimene oleks jooksurajal, ta liigub, teeb palju, aga ei jõua kuhugi. Ja ma ütlen siin midagi, mida sa võib-olla oled harva kuulnud. Võib-olla pole sa seda kunagi üheski kirikus ega ühegi pastori käest kuulnud. Ma tean, et paljud mõtlevad praegu, pastor, aga kus see on piiblis, see, millest te räägite? Aga ma toon siia selgituse, vennad. Inimestest, kelle elu on kinni jäänud. Ma ei ütle, et kõigil on elu selline sellepärast, aga tõsi on see, et paljud inimesed, kui nad vaatavad oma minevikku, nad avasid vaimse ukse ja nüüd on vaenlane leidnud võimalusi ning ta ei lase neil edeneda. Kui ma räägin heast käekäigust, siis see ei tähenda ainult raha, vennad. Aga see tähendab ka raha. Aga hea käekäik puudutab kõiki eluvaldkondi. On inimesi, kes on juba andnud oma elu Jeesusele, on juba pöördunud, aga nad on endiselt kurvad, nad ei suuda oma raskustest üle saada, nad on endiselt depressiivsed, nad jätkavad samamoodi. Alati pessimistlikud, tundub, et elu ei ole see, mille Jumal on plaaninud, tead. Aga inimene ei suuda ka sellest välja tulla. Just nii, ma näitan sulle täna siin. Kõigepealt tahan ma rääkida ühe tunnistuse, midagi, mis juhtus. Tegelikult kurb tunnistus, eks. Kui tunnistus on kurb, siis on see kurb tunnistus, mis on järgmine. Ühel päeval tuli noormees minu juurde ja ütles nii. Pastor, vaata, ma ei saa aru, mis minuga toimub. Ma olen oma elu Jeesusele andnud, aga tundub, et ma ei liigu edasi. Ma ei saa paigast ära. Ja siis ma hakkasin temaga rääkima ja tahtsin teada tema mineviku kohta, milline see oli. Ma ei tea, kas sa tead, aga paljud asjad, mida me täna teeme, on seotud meie lapsepõlvega. See on seotud isegi rasedusega, kas sa teadsid seda või mitte. Kas sa teadsid, et ema, kes näiteks ei soovinud last, sa võib panna lapse, nooruki või täiskasvanu, tal tekib äratõukamise tunne, ta arvab, et teda tõrjutakse. Ta ei teagi miks, aga tihti tahab ta oma elu lõpetada, ei suuda saavutada kõrget enesehinnangut. Igatahes ma ei tahtnud üldse teada, mis tema ema raseduse ajal juhtus. Mind huvitas ainult üks asi seal minevikus, kuidas siis oli. Kas olid terve elu kristlane? Ja ta ütles nii, pastor, las ma räägin sulle. Pange tähele, vennad, sest mõnikord on see paljude teie lugu, eks. Vastake mulle ainult ühele asjale, ma küsin. Kas te kuulete heli korralikult? Jätke oma kommentaarid alla. Aus Jumalale, paljusid inimesi on puudutanud sõnumid, mida ma toon. Ja ma kiidan Issandat, vennad, Jumal on imeline. Kui palju vabastust on Jumal neil päevil toonud, eks? Ma mäletan, et ma tegin neil päevil 7-päevase paastu ja palvekampaania, vennad, kui ma teile räägiksin, mina ja mu abikaasa. Me oleme juba saanud vastuse, mida ma teile ütlen. Juba üle 5 aasta ei olnud me saanud nii selget ja nii arusaadavat vastust. Seoses teenistusega, seoses sellega, mida Jumal meie jaoks on plaaninud, ma teen järgmist. Sina, kes sa jälgid mind YouTube'is, ma jätan siia kinnitatud kommentaari selle palvekampaania lingiga, et saaksid koos minuga kaasa teha, eks? Vennad, nii et paljud ütlevad, et heli on korras. Aus Jumalale, Sandy ütleb, pastor, teie tunnistus on väga võimas, olen seda mitu korda kuulnud, au Jumalale, lähme edasi, vennad. Siis see noormees hakkas järgmist ütlema, ta ütles, pastor, kui ma olin laps, siis minu vanematel ei olnud piibli tundmist, eks. Ja nad viisid mind rahva ravitseja juurde ja ma mäletan, et seal tehti mulle vaimset puhastust. Seal ta luges minu eest palveid. Ja ma ei oska seletada, pastor, aga tundub, et mu elu on justkui kinni jäänud. Jah, sellest ajast peale, kui ma andsin oma elu Jeesusele, tundub, et sellest polnud eriti kasu, ütleme nii.
ma olen päästetud, ma tunnen piiblit, aga mu elu on ikka veel seotud. Ja siis ma küsisin, olgu, sa siis käisid selle rahvaravitseja juures, kas oli veel midagi? Pastor, me külastasime ta teisi rituaalipaiku, käisime veel mujalgi, eks? Aga mina ei olnud kunagi sellega seotud. Ja siis ta rääkis mulle järgmist. Ma räägin nende kogemustest. Vennad, mõistke hästi. Ta rääkis, et hakkas käima ühes vaimses keskuses. Ma ei tea, kas see oli spiritistlik keskus, Makumba keskus, ma ei tea sellest midagi. Ta ütles järgmist. Ta oli seal olnud juba umbes 6 kuud ja selles kohas. Talle see ei meeldinud. Mitte ainult õhkkonna pärast, vaid ta märkas, et inimesed seal, mehed, kes seal olid, neil olid tagamõtted. See oli seotud rahaga. Nad pressisid inimestelt raha välja, küsisid väga palju raha ja ta tahtis lahkuda ja ta ütles järgmist. Ta ütles mulle isegi ühe asja, jah. Ta mõtles ja ta mainis oma maja sees, et ta ei tahtnud sinna enam tagasi minna. Järgmisel päeval üks inimene seestpoolt, just kui ta oleks ära arvanud, ta ütles järgmist. Kuule, ma ütlen sulle ainult ühe asja. Kui sa siit lahkud, siis me tuleme sulle järele. Ja ta ütles, ei, Jumal on suurem, issand, Jumal on suurem, ma ei usu sellistesse asjadesse, Jumal on minuga. Ja siis ta tõesti lahkus. Aga ta märkas, et pärast seda, kui ta lahkus, tundus, et olukord läks veel hullemaks. Ja siis jõudis kätte päev, mil ta minuga rääkis. Ja pärast seda, kui ta mulle sellest rääkis, ütlesin ma talle järgmist. Vaimne maailm toimib vaimsete seaduste järgi. Nii et ma loen teile siit ühe lõigu piiblist, tegelikult loen ma teile mõned lõigud. Ma arvan, et see aitab sul oma mõtteid palju selgemaks saada. Ja teeme nii, vennad, enne kui me alustame, tahan ma siin ühe palve teha, paludes, et Jumal avaks meie silmad, sest ma tean, et see, millest ma räägin, võib paljusid inimesi vabastada. Kes on endalt nii kaua küsinud? Ma tean, et sa oled endalt nii kaua küsinud, miks asjad minu jaoks nii rasked on. Miks tundub, et minu jaoks on kõik palju keerulisem? See video võib tuua vastuse, mida sa oled otsinud. Teeme palve. Amen. Issand, mu Jumal ja mu Isa, ma asetan selle hetke sinu ette. See oli sina, issand, kes puudutas mu südant, et ma räägiksin just sellest teemast. Ja ma usun, Isa, et vaimses maailmas on seadused, on vaimsed võtmed. Issand ise andis selle võtme tol ajal apostel Peetrusele. Ja nüüd on see võti koguduse käes. Kõik, mida me siin maa peal seome, seotakse ka taevas ja kõik, mida me siin maa peal lahti päästame, päästetakse ka taevas lahti. Jumal, sel hetkel ma ühinen usus oma vendadega ja ma palun sind, nüüd issand. Vala oma õnnistused meie peale, näita meile, kus on viga, näita meile issand. Kus on probleem? Jumal, sest asjad on mõnikord meie elus nii keerulised. Jumal, siin on inimesi, kellel ei lähe miski korda, isegi kui nad tunnevad sinu sõna. Issand, kui ma räägin, Jumal, lase oma pühal vaimul hingata. Puuduta igaühe südant siin täna, Jumal, ja et nad lahkuksid siit täna muudetuna, vabastatuna, tervendatuna, Jeesuse nimel. Amen. Võta ära ka issand kogu hajameelsus, et me ei kaotaks seda seemet, mis külvatakse meie südamesse Jeesuse nimel. Amen. Au olgu Jumalale. Vennad, ma loen teile siin ühe kirjakoha, kas te kuulete. See on 5. Moosese raamatus 18. peatükis salmid 9-13 ja see ütleb nii. Kui te lähete sellele maale, mille issand teie Jumal teile annab, siis olge väga ettevaatlikud, et ei võtaks üle nende rahvaste jäledaid kombeid, kes seal elavad. Teie seas ei tohi kunagi olla kedagi, kes põletab oma poega või tütart ohvriks. Ärge lubage ka, et keegi teie rahva seas tegeleks ennustamise, nõidumise, loitsude, ende tõlgendamise, nõiakunsti või loitsimisega. Tegutseks meediumina või tegeleks okultismiga või küsiks surnute vaimudelt nõu. Kes selliseid asju teeb, on issanda silmis jäle. Just nimelt sellepärast, et teised rahvad tegelevad nende jäledate asjadega, ajab issand teie Jumal nad teie eest ära. Olge siis laitmatud, olge süütud issanda oma Jumala ees. Amen. Vennad, vaadake, millise hoiatuse Jumal tõi siin Iisraeli rahvale Moosese kaudu. Ja Jumal ütles järgmist. Vaadake, ma annan teile teotatud maa, ma viin teid sinna palju paremasse ellu, kui te kunagi varem olete elanud. Aga kui te sinna jõuate, te märkate, et teised rahvad teevad teatud asju, mis minu jaoks on jäledad. Seda ütles Jumal ise, eks ole.
ja Jumal ütles neile nii, vaadake, seal kohtate inimesi, kes tegelevad nõidusega, inimesi, kes on meediumid, okultismi harrastajad. Nad küsivad surnute vaimudelt nõu. Nad otsivad neid asju, mida te võib-olla arvate, et siin pole midagi erilist. Ei, minu jaoks on see jälk. Nii ütles Jumal, nii on kirjas Jumala sõnas. Jumal. Nii et vennad, nende küsimuste puhul siin, ennustamine, tarot, tuleviku ennustamine, peopesat lugemine, tead, kui lased kellelgi oma peopesa lugeda, just nii. See ei ole nii, et pastor, ma ei usu, et need asjad mind mõjutavad. Pastor, ma ei usu, et sellel oleks mingit tähtsust, et Jumal hooliks nii väikesest asjast, see ei ole üldse probleem. Vennad, kui ma lugesin selle lõigu sellele noormehele, kes minu poole pöördus, hakkas ta rääkima. Pastor, ma ei usu. Kas sa tõesti ütled mulle, et see, mida ma kunagi ammu tegin, võib täna minu elu segada? Ma ütlesin, vend, just nii. Ma usun, et see on nii. Tead miks? Sa lahkusid sealt kohast. Sa lahkusid selle rahva ravitseja juurest, sellest keskuses, kuhu sa läksid, sellest paigast, kuid seal avasid sa oma elu ja oma pere jaoks vaimse portaali. Ja ma ütlesin, et sa pead nüüd selle ukse sulgema, saad aru? Sest Piibel ütleb, Jumal ise ütleb, vaata, ärge otsige midagi sellist, ärge pöörduge nende poole, kes kutsuvad surnuid, need, kes tegelevad ennustamisega. Ärge ajage neid asju taga, sest just sellepärast need rahvad kannatavadki tagajärgede all. Need rahvad maksavad selle eest ränka hinda. Sest vennad, vaimses maailmas ei loe, kas sa oled hea inimene. Ei loe, kas sa tuled heast perest, kas sa oled hea inimene. Vaenlast see ei huvita, vennad. Kurat tuli selleks, et inimesi hävitada. Aga tänu Jumalale ütleb Piibel, et Jeesus tuli selleks. Selleks ilmus Jumala poeg, et hävitada kuradi teod. Amen. Selleks Jeesus tuligi siia maa peale, et sind täielikult vabastada. Kas sa mäletad, kui Jeesus oli oma viimaste päevade lähedal ja siis ta osutas sõrmega ning ütles, seal tuleb selle ajastu vürst, kellega mul ei ole mingit osa. Kas tead, mida Jeesus tahtis öelda, vennad? Vaadake, see on saatan ja minus pole midagi temast ja temas pole midagi minust. Me oleme nagu vesi ja õli, me ei segune. Nii peabki olema uskliku elu, vennad. Kristlane, ta peab olema püha, ta peab käima Jumalaga. Isegi kui sa ütled, pastor, aga me kõik oleme patused. See on tõsi, vennad, aga las ma ütlen teile midagi. Pühadus. See ei ole selles, kui palju sa patust loobud, vaid selles, kui palju sa end puhastad, just siis hakkab Jumal sinu elus tegutsema. Mida rohkem sa oma pattude pärast kahetsed ja palud Jeesuse verel sind puhastada ja kaitsta, seal hakkad sa uuenema, sa kasvad vaimselt koos Jumalaga. Püha vaim hakkab sinust tegutsema, sest seda pühadust ei saa meie inimliku jõuga toota. See on midagi, mida püha vaim meist toodab. Aamen. Mäletad Galaatlastele kirja 5. peatüki, kus räägitakse vaimu viljadest. Headus, enesevalitsus, kui paljud inimesed, eks ole? On vihased, nad sõimavad, isegi kui nad tunnevad sõna. Mis neil siis puudu on? Enesevalitsus. Kui keegi sind ärritab, kui keegi sinuga halvasti käitub, ei hinda sind, eks, pulgab sind. Jah, sel hetkel võid sa enesevalitsust näidata. Mida ma tahan öelda? Me peame õigel teel käima pärast seda, kui me oleme pöördunud, vend. Nagu Jeesus ise ütles, eks, sellele naisele, kes tabati abielurikkumiselt. Mine ja ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi hullemat. Kahjuks me teame, et paljud inimesed on usust kõrvale kaldunud. Täna on neil tohutult raske Jumala teedele tagasi pöörduda. Kas pole nii, vennad? See on üks võitlus. Miks? Vaenlane ei jää rahule. Kurat, tema ei taha, et sa kasvaksid Jumalaga, et sa kannaksid vilja. See on Jumala eesmärk, et sa kannaksid palju vilja. Nii ütles Jeesus jüngritele, amen. Kas sa saad siiani sõnumist aru? Siis me just lugesime siin ühe lõigu, kus Jumal ütles, ärge tegelege sellega, ärge küsige nõu, ärge otsige üles ühtegi inimest, kes seda teeb, sest see on Jumalale jäle, see on Jumalale vastik. Nüüd pead sa sellest lahti ütlema. Aga vaata veel ühte kirja kohta, kus apostel Paulus, nüüd Uues Testamendis, Paulus ütles 1. Korintlastele 10. peatükis salmid 19-20. Ja ta ütles nii.
vaata, kas ebajumalatele ohverdatud toit on kuidagi tähtis või kas ebajumalad on tõelised jumalad. mitte mingil juhul, ma ütlen, et need ohvrid tuuakse teemonitele, mitte jumalale ja ei. ja ma ei taha, et oleksite teemonitega osaduses. Te ei saa juua issanda karikast ja samal ajal teemonite karikast. Te ei saa osa võtta issanda lauast ja samal ajal teemonite lauast. vennad, asi on selles, et apostel Paulus, ta rääkis toitudest, mis olid ohverdatud ebajumalatele, pühendatud teemonitele. Ta ütles, kas neil on tähtsust või kas nad on tõelised jumalad, mitte mingil juhul. aga ta ütles, see on ikkagi teemonist ja sa ei saa enam olla osaduses millegagi, mis on pimedusest. Sa oled nüüd valguses. Aamen. nii Paulus ütles, ma ei taha, et te istuksite issanda lauas ja teemonite lauas. Las ma räägin teile siin midagi. Vennad, üks päev ma nägin und. See unenägu oli väga reaalne. See oli, ja las ma räägin, mis juhtus. Ma olin seal kodus koos oma perega ja siis ma mäletan, et seal olid ka teise usuga inimesed, eks. Fookus on siin rääkida piiblist, eks. ja see religioon pani välja hunniku ohvriande, te saate aru. Nad panid koduõue palju ohvriande, seal oli popcorni ja palju muud. Ning sel hetkel ma vaatasin seda kõike ja mõtlesin, kuidas lasti see minu perre, minu koju sisse. Tegelikult mu vanemate koju. Kuidas nad selle lubasid, inimesed? Sel hetkel tuli mu poeg, pange tähele, mu poeg tuli ja läks otse popcorni juurde. Kohe ma ütlesin, ei poeg. Ja ma tõmbasin, vennad, ma tõmbasin niimoodi ära, eks tema suust ma ütlesin, halastust mu poeg, ära söö seda. Aga siis, vaata kui hull asi, unenägu on asi, mida me ei suuda täielikult seletada, eks. Mõnikord me mõistame, mõnikord me lihtsalt näeme, eks, midagi väikest asja. Aga igatahes siis aeg möödus, ma istusin seal ja seal oli väga kummaline rahvas. Ma ei tundnud neid inimesi, ma ei teadnud, kes nad on ja mina istusin seal. Järsku vennad, ma võtsin ja panin toidu suhu. Ma ei mäleta, kas see oli popcorn või midagi muud, mis seal laual oli. Ilma mõtlemata, siin rääkides, ma läksin ja võtsin ning panin suhu. Ja kui ma panin, tead, mis juhtus? Ma nägin varju niimoodi, vaata, vupp, see läks kiiresti mu eest läbi. Kui ma vaatasin kõrvale, nägin ma teist varju. Sel hetkel ütlesin ma unes. Mu Jumal, mu nägemine on avatud, mu vaimne nägemine on nüüd avatud. Ja siis ma ärkasin üles. Sel hetkel tundsin ma Jumala juhatust palvetada, paluda oma pere eest ja ka andestus selle eest, et olin minevikus sellega seotud. Ja ma hakkasin aru saama, vennad, et Jumal näitas mulle, et seal oli avatud uks, sest see laud nende ohvriandidega oli mu vanemate majas sees. Ja ma mõtlesin, mis see küll olla võiks, kas see on mõni mu sugulane, kas see olen mina? Igatahes ma palvetasin kõigi eest ja palvetasin ka enda eest. Kahtluse korral pole palvetamine kunagi liiast, eks vennad? Aga asi on selles, apostel Paulus ütles, vaata on asju, mis on pühitsetud, palveta enne, sest sa ei saa osa võtta millestki, mis on pühitsetud. See on teemonlik ja siis sa lähed ja segad end pühitsetud asjadesse. Jumalale ei sobi see, vennad, me peame seisukoha võtma, amen. Ja sa ei pruugi näha, mis toimub, aga ma tahan, et sa teaksid ühte asja, selle taga on vaimne reaalsus. Ja võib-olla sa vaatad seda ainult teoloogilisest küljest. Aga vennad, praktikas juhtuvad asjad. Vaimne maailm on nii keeruline, et oleks võimatu kõiki juhtumeid ja detaile piiblis kirjeldada, saad aru? Aga sa pead järgmist mõistma. See on Jumala sõna, mis on relv, meie vaimne relv, mis annab meile võidu. Ja ma ütlen sulle täpselt, mida sa pead tegema. Aga on veel üks salm, mis ütleb järgmist. Efeslastele kirjas 4. peatükis 7. salmis. Ärge andke kuradile kohta. Mida apostel Paulus sellega öelda tahab? Vaata, on teatud teod, mida me teeme, need avavad vaimse ukse ja sa annad, eks ole, kuradile võimaluse ning sa jätad selle koha avatuks. Ja siis, las ma tulen tagasi. Mäletad, ma rääkisin sulle sellest noormehest, kes ütles mulle nii. Pastor, mu elu on blokeeritud ja siis ma rääkisin talle, eks ole. Vaata, see võib olla sellepärast, sa andsid varem võimaluse, sa avasid varem ukse ja tema arvas, et see pole midagi olulist. Igatahes, kas te usute, et vähem kui kuu aja pärast mu vend saatis mulle uudise? Ta ütles, Juninho, ta kutsub mind Juninhoks, eks.
vaata seda artiklit siin, mis ilmus, kui ma vaatasin seda artiklit, vennad, see noormees, aga ta oli arreteeritud, just nii. Ta smugeldas ehteid, teemante, tead? Ja siis ma mõtlesin, vaata ise, mees ei võtnud seisukohta, ta tunneb Jumala sõna, aga ta ei elanud püha elu, kuulekuse elu, eks. Ja siis ta andis vaenlasele võimaluse ja loomulikult oli tema elu seotud, sest ta ei teinud seda, mida oleks pidanud tegema, ehk neid uksi sulgema ja ma näitan sulle, kuidas sa need uksed sulged. Amen. Kas sa saad sõnumist aru? Nii et jää minuga, sest ma loen veel ühe kirjakoha. Pane tähele, vaata, mida Piibel ütleb, kui apostel Paulus koos teiste apostlitega kuulutasid selles paigas. Vaata, mis juhtus. Apostlite teod 19. peatükk, salmid 18 ja 19, ütleb nii. Paljud neist, kes uskusid, tunnistasid oma patuseid tegusid. Mitmed neist, kes olid tegelenud nõidusega, tõid oma nõidumisraamatud ja põletasid need avalikult. Raamatute väärtus ulatus 50 000 hõbemündini. Nii levis sõnum issanda kohta laialdaselt ja mõjus vägevalt. Aamen. Vennad, siin apostlid, eks, kuulutasid ja paljud inimesed, kes kuulsid sõnumit, uskusid evangeeliumisse, uskusid Jeesusesse ja otsustasid oma minevikuga lõpparve teha. Mida nad siis tegid? Nad panid ellu selle, mis nende südames alguse sai, ehk usk ilma tegudeta on surnud. Neil oli usk, aga nüüd olid neil ka teod. Ja mida nad siis tegid? Nad võtsid kõik nõiduse, maagia, loitsude, rahvamaagia ja filosoofia raamatud. Tead küll neid asju, mille kohta arvad, et need pole olulised. Et need ei tee sulle midagi halba. Vennad, nad põletasid kõik ära ja see oli väga suur summa, 50 000 hõbemünti. Ma isegi mäletan, kui ma pöördusin, ma olen seda mitu korda rääkinud, eks ole, sotsiaalmeedias. Mul oli kodus altar, ma panin selle oma kappi, oma toa kappi. Ma võtsin välja, ma panin altari sinna, võtsin kõik riided ära. Mu ema oli väga pahane, sest see oli täielik segadus. Ja kokkuvõttes ma panin selle sinna oma kappi. Küünal põles terve päeva. Viiruk, vennad, kõik, mis oli okultismida seotud. Ma armastasin seda, mulle meeldis, ma olin uudishimulik, aga mul polnud aimugi, mida ma teen. Ma olin vaimselt pime, eks? Ja siis panin sinna kappi palju rasket kraami, panin sinna kolba. Ma panin sinna palju gnoome, nõidu, eks, haldaid, mulle väga meeldis see esoteeriline pool. Kokkuvõttes, kui ma pöördusin, siis oli küsimuseks, mida ma nüüd nende asjadega teen. Vennad, panin kõik ühte kasti. Panin kõik ära, vennad, koristasin ära ja panin riided tagasi. Muide, sel ajal kandsin ma ainult musti riideid, eks. Must eesärk, isegi aluspesu pidi olema must, sokid mustad, kõik must. Ja ma ütlesin emale, ema, mine linnakeskusesse ja osta mõned värvilised riided, sest mul on häbi niimoodi tänavale minna. Vennad, püha vaim töötas minus, minu elus nii tugevalt. Seespoolt väljapoole, ta puhastas mind. Ja siis mul oli see kast, jätsin selle sinna mõneks päevaks, kuni kohtasin palve inimesi. Ja ma mainisin neile, et mul on see kast. Ja siis kohtasin ka oma suurt sõpra, kes on siiani mu sõber. Vaata ise, see oli aastal 2002. Kui palju aastaid sellest on möödas? Rohkem kui 20 aastat. Ja seal ma rääkisin temaga, et lähme lõhume selle ära, lõpetame selle kõik ära. Vennad, me läksime sinna, jah, mina ja veel 3-4 inimest ja hakkasime lõhkuma. Vennad, see asi ei läinud katki. Ma ei oska seletada, aga see ei läinud katki. Me lõime haamriga, lõime kaikaga, kuni lõpuks hakkas katki minema. Kui see katki läks, vennad, hakkas sealt välja tulema, seal sees oli pulber, valge pulber. Jah, seal oli ka värvilist pulbrit, me ehmusime selle peale ära, aga samal ajal hakkasin ma rõõmust hüppama. Mul tuli nii suur rõõm peale, vennad, sest ma katkestasin sidemed minevikuga, pimedusega, nende okultsete praktikatega, tead. Ma olin nii õnnelik, vennad, et teised ei saanud üldse aru, mis toimub. Nad panid käe mu pea peale ja hakkasid kurja vaimu välja ajama. Nad arvasid, et ma olen deemonitest vaevatud, et ma teen nalja. Ja ma ütlesin, vennad, lõpetage. Ma olen täis püha vaimu. Ma olen täis rõõmu. Vennad, ma olin nii suures rõõmus. Teate, mis juhtus? Kui ma sealt lahkusin ja koju läksin, kuulsin, vennad, see oli väga selge. Ma kuulsin seda väga tugevalt oma kõrvas.
nüüd oled sa liiga kaugele läinud, ma ootan sind seal sinu kodus. ma tunnistan, et ma venitasin, aga ma venitasin, et koju jõuda, sest ma kartsin väga, vennad, aga ma ütlesin ainult, Jumal, kaitse mind. nüüd tõesti, ma arvan, et ma läksin liiga kaugele. ma tegin otsuse katkestada kõik, mis ei olnud hea, mis mulle enam ei sobinud. ainult, et nüüd ma kartsin. aga arvake ära, vennad, kui ma koju jõudsin, kes mind vastu võttis? minu vanaema. minu vanaema kallistas mind ja ütles, Juninho, taevas küll, mul on väga hea meel teada, et nüüd oled sa minu vend usus. sa pöördusid, au olgu Jumalale, ma ei ole enam peres üksi. vend, tead, mis juhtus? minu isa ema. ta oli hiljuti pöördunud ja käis Graza kirikus. lihtsalt, et sa teaksid, ta oli haiglas, väga haige, tal oli mitu haigust. Ja siis üks neiu käis palatist palatisse, küsis, kas võib tema eest palletada. Ja ta ütles, ei, ma olen katoliiklane, ma ei nõustu sellega, mida te räägite ja nii edasi. Neiu ütles, issand, aga see on ju ainult palve, las ma teen teie eest ühe palve. Kui ta mu vanaema eest palvetas. Mu vanaema, vennad, ta sai kohe terveks, kohe. Ja neiu ütles, vaadake, proua Teresa, kui te paranete, ma tahan, et te tuleksite minu kirikusse. Ja siis ta selgitas, kus kirik asub. Ja mu vanaema ei lahkunud sealt enam kunagi. Ta on juba lahkunud, juba Jeesuse juures kirkuses, varsti, eks. Mõne aasta pärast me teame. Kui ma ütlen mõne aasta pärast, ei tähenda see, et see oleks järgmisel aastal. Ma loodan, et mitte. Aga kõige rohkem 50 aasta jooksul. 60 aasta jooksul, kui ma nii kaua elan, eks. Ma olen seal koos oma vanaemaga ja me tähistame igavesti. Aga igatahes, vennad, kui mu vanaema mind vastu võttis mind koduuksel vastu. Ma olin nii õnnelik, vennad. See hirm kadus, sest nüüd ma sain aru, et Jumal oli minuga. See oli Jumala märk minu elus, tead. Ja siis, tagasi tulles siia, need mehed apostlite tegude koguduses otsustasid kõik, mis ei kõlvanud, purustada ja põletada. Ning ka sina pead olema kindlameelne, eks. Nad ei ainult uskunud, vaid nad murdsid ka sidemed minevikuga. Amen. Ma loen veel ühe kirjakoha, et sa mõistaksid, et asju tuleb tunnistada, neist tuleb loobuda, need tuleb hüljata. Pane tähele Jaakobuse kirjas 4. peatüki 7. salmis on öeldud nii. Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile ja ta põgeneb teie juurest. Amen. Siin apostel Jakobus ütleb järgmist. Vaata, kõigepealt pead sa alistuma Jumalale. See tähendab, et üle kõige pead sa kuuletuma Jumalale. Amen. Üks hetk, vennad. Siia ruumi tuli inimesi. Jah, siin on kirjas, vaata, alistuge Jumalale, elage issandale kuulekuses. Kui Jumal on sulle midagi öelnud, pane see ellu, tead. On inimesi, kes mind siin kuulavad ja ma usun, et Jumal on juba sinu südamesse rääkinud. Jumal on sulle juba strateegia andnud. Mine ja tee seda. Kui pead andeks paluma, siis palu andeks. Kui pead kellelegi andestama, siis andesta. Kui pead minema kellegagi rääkima, kui pead mõne idee ellu viima, siis tee seda, astu esimene samm. Võib-olla just siis, kui ma sinuga siin räägin, paljud juba tunnevad, kuidas süda põleb. See on nagu vastus oleks siin, sinu ees, ja küsimus on, mida sa selle vastusega peale hakkad. Sest kui sa ei tee otsust, siis asjad ei muutu. Ja siin ütleb apostel Jaakobus, et alistuge Jumalale. Ja pärast seda, kui sa oled palvetanud, pärast seda, kui sa oled tegutsenud, mida ma sulle kohe räägin, nimelt loobuda, kuulutada vaimses maailmas, et sa ei kuulu enam vaenlasele. Siis sa hakkad vastu seisma meeleheitele, kuradile ja siin on öeldud, vaata ja ta põgeneb sinu eest. Aamen. Nii et kõigepealt alistu Jumalale ja siis seisa kuradile vastu, mind ta põgeneb sinu eest. Mitte mina ei ütle seda, vaid Piibel. See on issanda sõna. Amen. Nii et see on midagi, mida me teeme kohe praegu. Aga seal samuti, seal 1. Johannese kirjas, 1. peatükis, pane see meelde. 1. Johannese kiri, 1. peatükk, 9. salm on kirjutatud, et kui me tunnistame oma patud, tema on ustav ja õiglane ning annab meile andeks ja meid puhastada kogu ülekohtust. Vennad, siin öeldakse järgmist. See on esimene samm, mille me nüüd astume. Me tunnistame oma patud. Võib-olla sa mõtled, pastor, aga see oli asi, mis juhtus 30 aastat tagasi ja veel midagi muud, pastor. Paljud inimesed ütlevad mulle, pastor, see polnud mina, kes nende asjadega tegeles. See oli minu perekond. Minu ema viis mind ravitseja juurde. Minu isa viis mind sinna keskusesse, Terreirosse.
pastor, see polnud mina. Irmãos, Me peame ikkagi palvetama, me peame ka oma pereliikmete eest andestust paluma. Ja tead mida? Ma ei poolda seda, et me peaksime hakkama regressiooniga tegelema. Püüdes meenutada oma esivanemate patte. Aga vennad, on tõesti oluline teada asju, mis kunagi juhtusid, et mõista, miks paljud tsüklid korduvad tänapäeval, ilma et me seda märkaksime. Patutsüklid, sõltuvused. Jah, kui paljud inimesed kordavad samu mustreid ja käitumist, sest see juhtus ka nende esivanematega. Nii et siin öeldakse, et kui sa tunnistad oma patu üles, Jumal on ustav ja õiglane sulle andeks anda. Ta on õiglane, sest patul oli hind ja patt pidi saama karistuse. Aga see karistus ei langenud sinu peale, vaid Jeesuse peale. Amen. Ta kannatas karistuse, mida sina oleksid väärinud. Ja seetõttu ütleb ta, et ta mitte ainult ei anna sulle andeks, vaid ta puhastab sind kogu kurjusest, kogu ülekohtust. Amen. Siis sa ei pea oma mineviku pärast kartma. Kuradi ees hirmu tundma, sa pead mõistma, et Jeesus on juba andnud sulle meelevalla tallata madusid ja skorpione. Seda ütles Kristus ise. Siis me hakkame siin nüüd üheskoos palvetama. Ja ma pean sulle kõigepealt ütlema, mis saab olema samm-sammult. Kõigepealt, et sa selle ukse sulgeksid, pead sa oma pattude pärast kahetsema kogu selle seotuse eest, mis sul on olnud okultismiga või millegi muuga, mida Jumal vihkab, mida Jumal ei kiida heaks. Seejärel sa loobud sellest, sa ütled, Jumal, ma ei taha enam, aitab. Ma ei võta seda enam vastu, vennad. Isegi tänapäeval on kristlasi, kes loevad horoskoopi, näiteks, kes usuvad tähtkujude ja selliste asjade peale. Vennad, meie kristlastena usume sõnasse. Jumal juhib meie elu, tema on suveräänne. Kui midagi läks valesti, siis oli see Jumala luba. Jumal võib kõik õnnistuseks pöörata. Amen. Kõike ta võib panna meie heaks toimima, aga igatahes. Nii et nüüd tuleb töö hetkeks. Aeg, mil me hakkame seda praktikas rakendama. Ma ütlen siin mõned sõnad ja sina kordad neid seal, kus sa oled. Kui sa oled selle sõna oma südamesse vastu võtnud. Ja sa ei taha enam, et su elu oleks mingil põhjusel kinni. Sa ei taha midagi vaenlaselt oma ellu. Siis pead sa võtma omaks selle, mida Piibel sinu kohta juba rääkinud on. Ma ei ütle seda siin niisama, lihtsalt täpsustuseks. Ma ei ütle siin, et kõik, mis su elus valesti läheb, on kuradi süü. Sugugi mitte. Vennad, meie ise ostame tarbetuid asju, siis satume krediitkaardiga võlgadesse, pole mõtet kuradit süüdistada, eks ole. Meie ise ei oska korralikult majandada või siis teenime ise liiga vähe ja peame mõtlema, kuidas sissetulekut suurendada. Nii et pole mõtet öelda, pastor, ma maksan kogu aeg võlgu, ainult arveid ja midagi ei jää üle. Sa pead mõistma põhjust, kas see on vaimne, kas sina pead õppima majandama, vajad rahalist haridust. Ma räägin siin rahalisest poolest. Aga on ka tundeid puudutav pool armastuse valdkonnas. On inimesi, kes ei saa kellegagi läbi, ei leia partnerit, võib-olla on probleem sinus endas. Ja siis peaks tegema eraldi video ainult suhetest rääkimiseks, eks. Sest on inimesi, kes kordavad samu tsükleid. Mõnikord isa oli truudusetu ja nüüd sa võitled sama patuga ning pead aru saama, kuidas seda pattu, seda tsüklit murda. Muide, ma kirjutasin raamatu nimega Tsüklite murdmine. See on saadaval Brasiilia suuremates raamatupoodides, kui soovid selle soetada. Seal seletan ma seda teemat veelgi põhjalikumalt, eks? Aga igatahes sa hakkad nüüd koos minuga palvetama, kõigepealt pead sa tõeliselt kahetsema ja aru saama, et see ei käi nii. Ma ei tahtnud enam sinna kohta minna ja nüüd see siin ei mõjuta mind. Ei, vennad, vaimsed maailma juhivad seadused, vaimsed piirid. On olemas piirid, sa ei saa otsida ükskõik mida. See võib sinu elu tagasi hoida. See võib sind auku viia, kui sa ei võta vaimselt seisukohta, sest me oleme vaimses lahingus. Kas sa usud seda? Ja Piibel ütleb, kasutage kogu Jumala sõjavarustust, et kuradile vastu seista. Nii et me peame võitlema, vennad. See on piibellik, see on Jumala sõnas. Amen. Sule oma silmad. Niisiis, teeme kõigepealt kahetsuspalve, tunnistades oma patud, ja siis kordad sa siin mõned sõnad järele. Ja loomulikult on see vaid eeskuju, sa võid palvetada ka oma kodus, ja ma usun, et vaimsed ahelad langevad Jeesuse nimel. Mitte ainult sinu sõnade pärast,
vaid sellepärast, mida sa oma südames usud. Sellel on väga suur jõud vaimses maailmas. Sõnadel on tõesti jõud, aga kui need tulevad südamest, mis on nendega kooskõlas, amen, siis palvetame Jeesuse nimel. Issand, minu Jumal ja minu Isa, ma tahan sind tänada selle ainulaadse, õnnistatud hetke eest. Aitäh, Issand, sest sa panid selle sõna minu südamesse ja ma usun, et see juba vabastab su lapsi. Jumal, siin on vanu mehi, kelle elu on seisma jäänud ja nad ei teadnud isegi miks, aga nüüd nad mõistsid. See võib tõesti olla vaimne põhjus, kunagi minevikus avatud uks, aga nüüd no oleme siin, Issand. Palume sult andestust. Anna meile andeks, oh Jumal, sest sageli oleme nende asjadega seotud olnud. Meie sugulased, meie vanemad on sellega tegelenud. Nad on meie eest palvetanud. Nad andsid meie nime altarile, demonite altaril, mitte Issanda altaril. Nad pühendasid võib-olla meie elu ja me ei teagi sellest midagi. Issand, me palume sult andestust, Jumal, nende elu eest. Nad olid vaimselt pimedad, oh Jumal. Jumal, me palume sult andestust, Isa, meie pattude eest. Pattude eest, Issand. Nende eest, kes sind veel ei tunne. Issand, sinu sõna ütleb, et kui me abiellume, saame üheks lihaks. Ja mõnikord ei olnud see meie, vaid meie abikaasa, kes sellise sammu astus. Halasta, ava tema silmad, Isa, ava selle inimese silmad. Et ta võiks mõista, et ta on varem valesti käitunud. Ja Jeesuse veri puhastab kõigest patust. Seega me usume, me võtame selle vastu, Issand, sinu andestust ja sinu halastust. Me võtame selle vastu, Issand. Sellest imelisest armust, mis meid ümbritseb, Issand. Ja nüüd me palvetame oma vaimuliku elu ja kaitse eest. Ja me palume sind, oh Jumal, kui on mõni uks, mis on varem avatud, et sa sulgeksid selle ukse nüüd, Jeesuse nimel. Ütle nii koos minuga, mu vennad, palveta nii koos minuga. Jeesuse nimel ma sulgen need uksed, mis olid avatud okultismile. Ma tühistan vaimses maailmas kõik avatud uksed, mille ma andsin vaenlasele okultistlike praktikate kaudu. Läbi pattude, hooruse. Ma tühistan nüüd kõik vaenlase plaanid minu elu vastu. Jeesus, kata oma verega minu elu, minu perekond, minu abielu. Jeesus, ma hüüan sinu vere kaitset oma kodu üle. Ja ma palun sind, Jeesus, sulge kõik praod oma verega. Ma ei aktsepteeri ühtegi vaenlase rünnakut. Ühtegi kurja rünnakut minu elu vastu. Ma ei aktsepteeri, et vaenlasel oleks ruumi, et ta leiaks koha, kus mind kiusata, mind kukutada. Ma noomin nüüd kõiki kurji olendeid, kõiki petlikke vaime, kes on püüdnud mu elu takistada, kes on püüdnud mu pere vastu tegutseda, põhjustades unehäireid, põhjustades uneparalüüsi, põhjustades öist rahutust, põhjustades südames ängi rõhumist. Ma tõrjun seda nüüd Issanda Jeesuse nimel. Jumal, lase oma inglitel meie ümber leerina olla. Issand, kaitse oma rahvast. Jumal, me usume, et Issand kuulis meie palvet. Ja sel hetkel, Isa, ma panen oma käed sinu laste eest ning palun sind, oh Jumal, võta nüüd, Issand, kogu vaimne koorem ära. Jeesuse nimel kisu südamest välja kogu see valu, see kurbus. On inimesi siin, kes nutavad päevi ja öid ega suuda valust vabaneda. Mineviku valust. Valust, sellest valust kaotatu pärast. Aga ma palun sind nüüd, Jeesus, too, Issand, rõõm kurbuse asemele. Too, Issand, oma rahu. Puhu oma rahva peale, Issand, oma püha vaimu. Uuenda, Jeesus, meie jõudu. Uuenda, Issand, meie usku. See on see, mida ma sinult palun. Jeesuse nimel, et Issanda inglid oleksid meie ümber,
täna ja alati. aitäh, mu Jumal, sinu armastuse, armu ja halastuse eest. halleluuja, ameen, ameen, vennad, au Jumalale. kuulge, ma meenutasin oma teekonna algust, kuidas ma olin väga seotud okultismiga, eks vennad? ma sain aru, et ainult oma pattude kahetsemisest ei piisanud, vaid ma pidin nüüd seisukoha võtma, sest kurat püüab kogu aeg tagasi tulla, et mind orjastada. aga siis ma mäletan, et ma läksin igasse oma maja tuppa, võitsin oma käed õliga, sirutasin käed välja ja ütlesin: vaenlane, sul ei ole siin majas enam võimu. vennad, ma kasutasin seda meelevalda, mille Jeesus mulle andis, et tallata madusid ja skorpione ja sina pead seda samuti ellu viima. Amen. ära karda kuradit. üks asi, mille ma olen selgeks saanud, on see: me kardame kuradit, kuni avastame, et tegelikult kardab tema meid. pea seda meeles, sest suurem on see, kes on sinus, kui see, kes on maailmas. Amen. seega oled sa juba rohkem kui võitja. uuenda oma meelt Jumala sõnaga. lase piibil muuta oma mõtteviisi. ja piibel ise ütleb seda Roomlastele 12. peatüki 2. salm. siis sa koged Jumala tahtmist, mis on hea, täiuslik ja meelepärane. Aamen. muuda oma mõtteviisi. ära mõtle enam kaotajana, ära mõtle enam pessimistlikult. ära keskendu minevikule, asjadele, mis on juba möödas. Jumal teeb midagi uut ja ta tahab, et sa nüüd vaimselt kasvaksid. kõik, mille Jeesus sinu jaoks ristil saavutas, on sinu õigus, see on sinu pärand. Aamen. Jumal, Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 10. peatükis salmis 10: ma olen tulnud, et teil oleks elu ja seda ülirohkesti. Amen. lisaks ütleb piibel ka Roomlastele 5. peatükk 17. salm: need, kes on vastu võtnud armuanni, õiguse anni, need, kes on mõistnud, et Kristuses on nad andeks saanud. Nad on muudetud, nad on Jumala silmis õiged. ja mis siis? see kirjakoht ütleb, need inimesed valitsevad elus. Aamen, vennad. nii et me ei hakka valitsema ainult igavikus koos Jeesusega. Ei, me hakkame valitsema siin, vaata, täna, valitsema. patust üle, selle maailma üle, kõige üle, mis tuleb meie rahu röövima. me hakkame valitsema juba praegu. Aamen. au olgu Jumalale. nii et loodan, et sulle meeldis. Amen. ja telli ka minu YouTube'i kanal, sina, kes sa pole mind veel jälginud. iga päev olen ma teinud hommikupalvet, õhtupalvet ja see on olnud õnnistus. kui palju imesid, vennad, kui palju võite. ja ära unusta, kui sa vaatad YouTube'is, siis ma jätsin siia alla esimesse kinnitatud kommentaari. ma jätan siia lingi, et saaksid osaleda 7-päevases kampaanias. et Jumal annaks sulle võidu kõigis valdkondades. Aamen. Jumal õnnistagu, suur kallistus kõigile, jääge Issanda rahusse.